Allo, tervist Mooste ja Iki Ainsalu. Kuidas hästi läheb? Mis sügis on käes ja ilmad on juba jahedamad ja... Tegelikult ma tahtsin küsida seda, kuidas sul Pärnus läks esinemine? No Pärnus oli ikka rahvast, aga kuna päeval üritus vaata, siis päeval on ju rahvast vähem, kui õhtustelt pidudel. Parakat nii on, et rahvas armastab õhtuti käia ikkagi üritustel. Ja sa jõudsid vahepeal salongis ka ürituse teha, kuidas seal läks? Salongis oli täismaja, et seekord oli täitsa inimestel nagu Zodiagis oleku tunne, et rahvast oli vahepeal niimoodi, et ei pääsenud seal liikuma. Ja millised plaanid sul nüüd lähiajal on ja siis ütleme siin aastavahetuseks ka mingi plaanid juba on? No aastavahetus on praegu lahtine ja mis tuleb salongis, tuleb siis 16. november pidu. Aga jah, 16. november on avalik pidu siis salongis ja siis on seal juba esinemas ka Maie Parrik ja siis Hillar Kohvinauert. Ja kas mõni uus laul ka tulekul on? No praegu ühe lauluks ma tegelen siis, et räpparid või ütleme noor poiste punt pidasid ka siin nagu läbirääkimise, et miks ühte lugu teha, saatsin ka näidisvokaalid neile, et näis, et ei julge midagi vaata lubada, et see ei sõltu vaata minust. Ma tervitaks siinkohal ka baroness Marie-Louisa Eiserit ja Laine Männikut, kes tegi selle minu laulu Metsas tegi omale lauluks. No võt, väga tubli. Et sökkene uus variant ja päris mõnus kuulata. No ta kiitis seda laulu ja nüüd on tema repertuaaris see laul ka, nii et väga tore. no varsti tehakse võib-olla su nägu kurat tuttavas ka siin teadagi. Ja mis sa tahaksid nüüd lõpetuseks fännidele öelda? No kindlasti seda, et kui kuskil on üritus, siis kutsuge üritusele. Tulemas on ju varsti ka juba jõulukuu ja siis olete kõik ikkagi ju oodatud siin novembris ju salongi neid kuulama, vaatama ja jälgige reklaami, jagage sõpradele ja kindlasti ju saate sellega kõigiga kaasa aidata, et oleks rahvas saal täis. Ja kutsuge ka Tiit Seikit esinema. Just nii. Kõik head ja nägemist. Meid kutsutaks. Tšau. Tšau.